Kas sa armastad rohkem mind või Justin Bieberit? Bieber Feverist ei saa mitte kunagi üle. Alusta ema. Saad rahulikult nüüd siis Riigikogu valimistele keskenduda. Ma situks püksi ennast seal lava peal. Et Eesti Laulule saada, No. see ei ole keeruline. Mida? Mis fetiš? Ma olen soomlane. Sa oled eestlane. Kas Rannamaja Victoria vaatab 10 aasta pärast oma pojaga Rannamaja Rajureedet või Rannamajad? Ei sutsa meelega kellelegi kunagi või? Kas mina olen sinna saatesse läinud või? Reaktimisvideod on teiste inimeste piinlikkuse pealt nagu raha teenimine. Villa teine hooaeg tuleb ka. Budget või? Business või beefid on ju prolli head. No mida ma ajan? Kellega? Ei no kui sa saad ju contenti teha inimestest, sa pead ütlema midagi provokatiivset. Kõik reklaam on hea reklaam. No mul on ka üks kriminaalsüüdistus ja süüdistus oli süke, et Riigikogu nagu Eesti Laul. Pole enam koini. see on full on ainet ja pidu nii palju, kui ma kuulnud olen. Täiesti on Aftekal ka veel kohal. Te kuulsite ta siit, Jaagup Tuisk on narkomaan. Tere tulemast vaatama järjekordset teema-episoodi. Meil on käes suvehooaeg. Kaasik, mis see suvi meile toob siis? Jah, kallis sõber ja vaatajad. See tähendab seda, et me ei istu siin diivanil enam 2, vaid järgmiseks 4 episoodiks ühineb meiega 3. co-host, kelleks on ei keegi muu kui... Kuule, ta just saabubki. Hei opstigentu Killevid. No tere, Sydney. Mina mõtlesin, et suvi on uued tuuled puhuvad, soojad tuuled puhuvad ja võib-olla on aeg teile siia just suvehooajaks tuua natuke naisenergiat sisse ja aitäh, et te selle takso kinni maksite ka. No problem. Minimum. See on Forbes takso poolt teema suvehooaja ametlik taksopartner. No igatahes ootused on meil kõrgel. Tõotab tulla üks põnev suvehooaeg. Tõotab. Ja igal juhul ja meil on täna ka tegelikult üks inimene veel siia diivanile ühinemas meiega. Just nii, meiega on ühinemas siis mees, keda teavad Eestis kõik. Ta teeb mussid, teeb saateid, teeb YouTube'i ja nüüd lõikab isegi ka juukseid. Ei keegi muu kui Andrei Sevakin. No nii, tervist, Andrei Sevakin, tere tulemast teema kurikuulsale diivanile. Tervist. Tere hommikust. Joo mees, tere tulemast. Tere. Sul oli sõbralik suke hommikust. Muidugi, me näeme juba 3. korda või 4. Natukene. No nii, Seva, kuidas siis suvi möödunud on? Suvi on möödunud ka töiselt ja ka niimoodi, et olen jõudnud isegi puhata natukene. Opa. Ära sa räägi. Eestis või mujal? Ei, Eestis. Ma ei ole juba aasta aega kuskil käinud. Tegelikult ma käisin Šveitsis, see oli ka siuke puhkus semi, aga no see oli siuke jooming, ehk siis nagu seda ei saa vist väga nagu puhkuseks nimetada, seega ma ametlikult pole nagu puhanud normaalselt päris mõnda aega juba. Ehk siis nüüd olime, kui jaanid olid, siis me lihtsalt tiksusime, olime mitte midagi, jumala mõnus. Tagasi tulid kohe värske värkina. Aga muidu sa ju, vahepeal sa ju olite kogu aeg kuskil. Minu arust, et Türgis olite iga natukese aja tagant ja Türgis meile meeldib käia, seal on meil kõikidel mingid omad suvekodud ja asjad ja siis seal on nagu suht mõnus käia, lendad Antaalias. Kõige raskem selle Türgi reisi puhul muidugi see, et tuleb üle elada see reis. See lennuki reis. See lapsi täis lennuk ja perekonnad, purjus vennad juba kell 4 hommikul lennujaama saate siis ikkagi nagu... Oota, et see Türki lendamine on nagu miskipärast nagu hullem kui mujale või? Ei no lihtsalt see on see lend. Vaata seal nagu see on 4.25 läheb lend. Ja kui sa oled seal Türgis käinud Antaalia reisil olnud, siis seda täpselt millest ma räägin. Selles mõttes seal see lend on vaja üle elada, ehk siis kui see on üle elatud, siis me ikkagi Türgis käime päris palju. See on mõnus, kõik juba tead, suht odav, et hea mugav käia. Kuule, aga sa said ju praegu just juubel oli sul ju. 30 said ju hank. Ei saagi, aitäh. Palju õnne. Ei saagi öelda enam, et pushing 30, actually 30, et sai see juubel vastu võetud. Aga kas see on, ma tean vähemalt nagu, et naistel on see ülisuur asi, et see 30 tuleb ja ongi pushing 30 ja siis on see, et sul on kohe nagu oled täiskasvanu oma mõtteviisiga, nii kui 30 kukub, et kas sa tunned, et sa oled ka nüüd küpsem või? Et natuke ikka vaata, sa ei saa nagu, lõpuks ikka ajaga tuleb see, et sa ei saa nagu mingisuguseid mingid
veidrusi teha, et mingist hetkest nagu jookseb piir, sa pead ikkagi, ma ei tea, käituma. Nüüd peab nagu korralikuks hakkama. Ei no mitte korralikuks, aga selles mõttes ma olen hingelt alati ikkagi siuke nagu, ütleme laps, et mulle meeldib igast kogu aeg midagi uut proovida, teha, avastada, et sa pead, see ei tohi vaata kaduda nii kuskile. Aga mingil määral nagu see, ma ei tea, kui käitumine mingi siuke asi, et see nagu sa oled nagu rohkem täiskasvanuliku nagu mature, jah, et see on see, vaata, mis tuleb, et küll poisid jõuavad järgi veel varsti. Mina segaksin siia kohe vahel, et ma olen nagu kuulnud, ma ise olen ka pigem seda usku, et nagu naistel on see, et 25 ja viimane taks enam-vähem on ju. Võtke nüüd seda, kuidas te võtate, aga mehe puhul elu alles algab ju 30-selt on ju. See ongi enam-vähem see, miks siis naised vaatavad ju natuke vanemaid meist, nad on juba established ja võimalused on ju reisida, provaidida on ju ülioluline värk on ju. Teil lihtsalt läheb kauem aega, et see frontal lobe developiks. See on sellepärast ka, et mida vanem, seda normaalsem tavaliselt. Ei no selles mõttes see on fair jah, et vaata see nagu sa, meestel see 30-selt võiks nagu elu alles alata, et sa nagu see 20-30 ongi, sa hustlid, möllad, proovid igast asju, raha pole, mitte midagi pole, et see ongi see periood, kus nagu ehitada, vaikselt teed mingi foundation, ja siis sealt 30-selt juba, kui on piisavalt hästi läinud, siis tegelikult sealt juba läheb asi lihtsamaks, ja siis on juba järgmine etapp 40, kus tõmbad jalad siia laua peale ja sa oled niimoodi, vaata, et see on nagu see meestel üldiselt, kuidas nagu läheb. Eks kõigil on erinev, aga see on nagu see põhitõde, vaata, mis sa nagu tegelikult enam ütlesid. Tõsi. 30-selt juba vaikselt nagu mõtled siin laste peale ka või? Ei no, lapsed võiks muidugi varsti tulla, aga pigem sellega on see, et vaata, mulle ei meeldi nagu liiga asju planeerida, et ma tean, mingitel inimestel on see, et jaa, nüüd see on 27-selt on see, 29, 35, see on see. 5 aasta plaan on ette tehtud. Et see, pigem on see, et nagu, as it goes, et see idee tuli, tavai teeme ära. Okei, see juhtus, pole hullu. Tõesõnaga kõike nagu naturaalselt, muidu on nagu igav elada, kui nagu kind of kõike planeerid ette. Ma üks küsimus korras ja vahele sellest teemast, et millal su sünnipäeva, mis tähtkuju sa oled? Ma ei tea neist väga palju. Kaksikud olen 06-06-96. Okei. Ma mõtlesin lihtsalt. Mis sa selle infoga nüüd teed? Sul on tarakaardid ka kuskil. Selle tähtkujust sellest ma ei teagi mitte midagi ainult, et pidi halb olema vist. Et nii palju ma olen kuulnud, et siis on nii, sul on lappes taevas ütles, vaata, tähed ütlesid. Ja, et buu. Ei, ma just seda mõtlesin, et sa nii siuke hetkeselaja inimene, et kas just nagu kaalud on siuksed, aga see on ka ainuke tähtkuju, millest ma tean, et tegelikult ma ei oleks pidanud üldse seda teemat siin tõstatama. Super, see alati satsisin see vend, kuule, mis tähtkuju sa oled? Ja alati on see üks vend, ja. Okei, davai. Kuule, aga lähme Andrei korra tagasi, ütlesid, et reisid päris palju, on ju. Miks sa praegu USAs ei ole? Või Mehhikos või Kanadas? Või käis mõte või siis MM on ju toimub see on hea küsimus. Käis nagu idee läbi või oli takistus see, et piletihinnad on mingi 10 korda kõrgemad reaalselt? Ilmselt kui läheks on ja siis on ikka korralik liiter, ma arvan, saaks veel hullem pauk kui Coachella et sorry, et ma mainisin, sa lähed siin juba ekstaasi ära selle Bieberi pärast on ju. Sa ei näinud teda, ma olen okei. Nagu sa ei kohtunud teda. Kus sa tead? Sest et ma oleks seda sotsiaalmeediast näinud. Äkki mul ei olnud telefone. Äkki mul ei olnud telefone. Miks sa läksid Coachellale ilma telefonita? Aga ühesõnaga, selles mõttes, ma ei tea, ma kuidagi lihtsalt praegu nii palju tööasju ja lihtsalt võib-olla ei jõuagi ja ma see on okei, et küll veel jõuab nendel World Cupidele käia. Aga vaatad ikka või? Iga päev. Või neid öisid ma ikka ei jõua. Sellepärast, kas 1-2 veel lõpeb, siis on nagu okei veel. Aga nagu neid kell 3 mänge, kell 4 mänge, see on juba too much. See on päris crazy, jah. Aga minu arust see aasta minu arust veits kurb on see, et me ei ole näinud mitte ühtegi nagu reaalselt suurt match-upi. Okei, alagrupis mõned tulid, on ju. Ja seda nüüd ka Saksamaa väljas, Holland väljas, on ju. Kellele sa üldse pöölt hoiad? No, sinu suur on alles. See särk, mis sul seljas on. Mis särk see on? See on... Sa peaks teadma, sa oled ju lippude ja embleemide. Okei, seda numbrit ma tean, ja. Ta näitab kaamerale, jah. Ja, näe küll. Ja, see on Portugal neile, kes ei tea. See on Portugal tõesti. Ei tegelikult mul otseselt vahet ei ole, aga lihtsalt Goat võiks saada oma ikkagi viimase last dance'i võiks ilusti lõpetada. Aga miks Messi ei meeldi?
kusjuures ma ei tea, selles mõttes jalgpalli mõttes tegelikult võiks ju mulle Messi meeldida, see vend on sama, okei, ma olen 3 senti pikem, aga ta on nagu siuke sama lühike kui mina, on ja vasaku jalgne siuke väle, on ja tegelikult võiks mulle meeldida, aga mul kuidagi lihtsalt, ma ei tea, ma 2003 äkki hakkasin kuidagi lambist fännama Manu ja kogu seda Ronaldo asja ja siis mul lihtsalt sealt nagu see tekkis ja lihtsalt ma olingi alati, et Ronaldo on kõut, et pigem on nagu see millegipärast kuidagi olnud alati muga kaasas. See on nagu külge jäänud, jah? Jah. Kogu, nagu tegelikult minu arust kogu selle jalgpalli MM-i osas nagu üks asi, mis on minu arust nagu täiesti, vabandust väljendi pärast, aga debiilne, on see, et siis see FIFA president on ju see Gianni Infantino või ta on literally igas mängus käib korra nagu tema nagu pilt käib läbi. See on AI. Arvad, jah, tegelikult midagi mitte. see on see telega Cam'i plan. Panevad AI-ga valmis ette ära. Ja see ongi Mehhiko, USA, Kanada, vend on üle 50 000 kilomeetri lihtsalt pannud sellele täpiks ja kui mängud ongi nagu, seal üks hakkab 10, teine ala mingi 12 on ju. Vend lihtsalt lendabki lihtsalt selleks kohal, et nagu kaamera pildis korra. Ta lendab edasi tagasi. Ja, selle Saudide mingi eralennukiga paneb lihtsalt, jah. Vend on kohal kogu. Ja siis me räägime siin, et kasuta seda mingit taaskasutatud lüsikat ja tever. Siis kui Taylor Swift tuli see mingi tema radar tuli välja, et lendab edasi tagasi, siis küll terve internet canceldas ära ja siis nüüd jalka FIFA presidenti ei canceldata. Või teie nagu ringides ikka canceldada? Mind tal on rohkem asju, mille pärast canceldada. Okay. See vend saab igalt poolt puid, et selles mõttes see on... FIFA-ga on ju mingid haiget nagu ikkagi seal on ju suht suur korruptsioon nagu sees ka, eks ole. Ma nagu umbkaudselt tean selle kohta, eks ole. Aga et riigid nagu braibivad, eks ole, korralikult, et saada seda sinna enda riik ja ma ei tea, olete kuulnud meie koondis peaks ka olema siis MM-il. No meil ei ole raha selleks. Soomelt laename äkki saab. Või sa mingi bribe-offeri tegid? Mis sul see fetiš selle Soomega on? Mida? Mis fetiš? Ma olen soomlane lihtsalt. Sa oled eestlane. Ma olen soomlane. Sa oled eestlane. Kui soomlastele öeldakse MM, siis soomlased mõtlevad kohe hokist. Nagu, ei, ja me võitsime. Me just võitsime. Nemad võitsid. Meie võitsime. Nemad võitsid. Mina võitsin. Soomlased võitsid. See on täpselt vaata siis, kui on nagu Eestis mingi asi on halvasti või ongi, et Soomel läheb hästi, siis ma olen soomlane. Aga siis, kui Soomes midagi toimub, siis ma mingi ei, ma olen eestlane, ma ei tea sellest midagi. Sa oled see fänn, kes keset mängu vahetab särki vaata. Ja siis ma petid, vaata, paneb igaks juhuks mõlemale petid peale, vaata. Eurovisiooniga ma kaotsin pool oma rahast ära, sest ma olin täiesti kindel. Väga trash call oli see sinu poolt. Sa olid kohe, et ei võida või? Ma eeldasin, et neid haibitakse jälle nii üle, No, aga see oli hea. Keda, Soomet või? Jaa, et see ikkagi haibitakse üle ja haibitigi üle. Rõvedalt haibiti üle. Jaa. Ma ei taha sellest tegelikult üldse rääkida. Ära räägi siis. Valus teema või? Aru saada. Aga jalka peale olete ka pettinud keegi midagi või? Sest mulle räigelt meeldib nii, et sa panedki nagu mingi väikse 5 euri sisse, on ju, mingi 3-4 mängu. Ta ongi mingi kollaseid kaarte, mingi üle 3 või mingi väravat mõlemad löövad, mingid sellised lihtsad asjad. Et nagu võit on päris magus, raha olematu mängus, aga see hasart, kui sul on kas või natukenegi sees, palju põnevam nagu vaadata. Ma ikka panen mõnusalt praegu, meil on isegi lambist, no õnneks küll veel, jah. Aga see, meil on isegi tekkinud lambist, ma hakkasin nagu... Mul on Betmaster, ma olen ambassador neil on ja siis nagu kuidagi lambist lihtsalt hakkasin ise tegema ja siis lihtsalt mõtlesin, et jagan mingid, ma ei tea, mis ma ise arvan, et võiks nagu juhtuda, on ju. Ja siis hakkasin jagama ja siis vaikselt mingid inimesed on, kuule, me jaga veel ja siis ma tegin mingi grupi isegi, mul on subscriberite chatis, Insta subscriberite chatis on siis nii-öelda see Jalka MM-i see nii-öelda grupp on ju. Kus siis põhimõtteliselt enne igat mängu on nii, et nüüd läheb see, siis ma ei tea. Ta annad signaale põhimõtteliselt, no ma ei saa, ma ei ole palju sa üldse tohid teha? Ei, ma ei olegi mingi tipster, ma ei ole mingi ametlik nagu selles... Tipster. No tipster öeldakse selle kohta, vaata, et selles mõttes ma lihtsalt ütlen, et mina tegin seda. Siis on legaalselt lubatud. See ei ole nagu see, et ma nüüd pange siia, vaata. See on minu arvamused. Ja siis enne igat mängu ikkagi mingisugused koolid nagu tulevad, mis ma ise teen. Ja siis seal päris hästi läinud, aga täna... Mis suurimad võidud on siis tulnud? Ma ei tea, ma arvan, ma tegin siukse peti, et kui Portugal mängis... kelle Usbekistani vastu, sinna võtta esimese mängu jäid viiki,
siis ma olingi okei, et nüüd on nagu see, et nagu nad peavad võitma, neil ei ole varianti isegi nagu seal viigi peale mängida või mis iganes, et siis ma olin see, et nad peavad raudselt lähevad mängu, esimestest minutitest lähevad mängu, siis ma panin siukse beti, et 10 minutit, see vahemik on, et siis Portugal võidab selle. Ja siis ma panin vist mingi 2 sotta äkki panin või. Eks põhimõtteliselt, et 10 minuti jooksul Portugal on värava. Ja, essentially nad võidavad selle 10 minutiga vahemiku ja seal koefitsient oli mingi 5 või 6 või. Okay. Et nagu, see on nagu, see näesti, see on väga nagu, see on lihtsalt nagu viskad coin tossi, vaat, et see ei ole päris coin tossi, et selles, kui sa tead, et sa mingis olukorras pead mängima, et siis võib-olla on asi kindlam, et võib-olla praegu kvalifikatsioonid, et kõik võtavad natuke rahulikumalt, seal seda 10 minuti betti nagu väga ei viitsi teha, aga muidu siis panin seal selle betti ära ja panin selle ära ja siis Ronaldo oli kohe mingi 6. minutil äkki põmmes rahulikult. Kaching, vaata. Et suht okei. Et ühesõnaga, meil lambist ikkagi tekkinud mingi grupp, jagame juba, spämmivad chatis, et kuule, mis tänaseks läheb, vaata. Aga mul on siuke teooria, et täna just mult Kroonika küsis, kuule, et ma siin vaatan, et see tegelikult panustamise asjadega, kuidas see, siis mõtlesin, davai, no nüüd on küll finito, et kui juba Kroonika uurib, vaata nende asjade kohta, siis on nagu see, et pane pillid kotti ja nägemist, et nüüd on see streak täiesti läinud, et suht pole isegi mõtet, ma arvan, täna proovida. Suht crazy'd hinnad on ka see aasta, eks ole, seal World Cupil nagu koha peal, et nagu mingi finaali mängule siis mingi 10 plus kilo on need tiketid, eks ole, no ja veel nagu aftermarketis siis on veel seal kuradi 10 000 küsitakse nagu ühe pileti eest, eks ole. Et haigelt ikka tüübid panevad lihtsalt kotti sealt tuhhi ka nagu. No rõvedalt, selles mõttes ongi, et sa ei, kui sa lähed sinna, minu küsimus on alati see, et ma vaatan seal, et nii-öelda justkui mingitest võib-olla vaesematest riikidest mingi full satsid koos, see peab olema, et mingi riik põhimõtteliselt ostis räme palju kohti ja siis mingi lennutavad või saadavad sinna, see on nagu väga haige, vaata. Ei no tüübid panevadki tõenäoliselt mingi terve aasta palga, eks ole, paned sinna ühe mängu alla, kui oled tõesti nii fänn, eks ole. Ja kui sa üldse viisa saada, on ju. Ja pluss mõttes sul on see vähe sellest, et see on mäng, sul on ööbida on vaja, kuskil süüa on vaja. See on ka, kõik on nagu inflated, kõik need hinnad on lihtsalt nagu crazy'd seal, jah. Võin see üks asja ka lihtsalt välja tuua. Tegelikult 2 asja. Üks on see sama, no ütlesid, väiksed riigid, on ju. Roheneme saared, seal oli see väravaht, on ju, tegi 1 hea mängu. Ja siis kohe äkki mingi 20 000 jälgilt, nüüd on 25 milli, võib-olla isegi rohkem. Ma just teile vaatasin, mingid vend hakkas juba influentsima ka. Promos mingit mängu, vaata, siis kõik kommentaarid, I hope they paid you well, vaata. Kõik see, vaata. Game is game, ei ole midagi teha. Game is game on väga hea asi, et sellel on ka tegelikult üks plusspool, mis oli see, et värava ema siis tänu mehe glow upimisele sai siis põhimõtteliselt, fännid siis aitasid raha kokku saada, et ema saaks tulla ka nagu viisat affordida, vaata, mängi tulla vaatama. Aga teine asi siis kui on nii palju jälgiti, siis oli ka kohe mingi 2000 naist hakkas vastu folama ja ühesõnaga vend. See oli vist isegi mingi gap story, et see oli juba enne vist, aga ühesõnaga, ja selles mõttes on naljakas see, et vennal nüüd just, mis ta on, mingi 40, tüüp oli lihtsalt mingi kuskil Portugali teises liigas vaates, nüüd on mingi fucking 25 milli jälgijad ja lihtsalt endaks influence võib rahulikult ära lõpetada, vaata nüüd. Jalgpalli võim, eks ole. See on pigem MM-i võim. MM-i võim, jah. Aga tegelikult oli see ka, mingi 5 uut reeglit tulid, mis tegelikult olid ju mõeldud puhtalt selleks, et mäng oleks kiirem ja sujuvam, on ju. Enam-vähem, mis nad siis suures pildis olid, et 5 sekundi jooksul tuleb out sisse visata, on ju. Väravaht hoiab vist kauem kui 5 sekki käes, siis on vist nurgalöök või tuleb trahvilöök, ma ei ole nüüd kindel. Ja siis seal vigastustel samamoodi, et kui mingi kollast kaarti ei ole, vend on maas, on ju, kohtunik peab kinni, siis minut kõrval ja vahetustel siis samamoodi, et 10 sekund aega, et maha kõndida. Ja kui seda ei tee, siis uus mängija peab ka minuti ootama, kui need platsile jõuda. Et kõik need reeglid tehti selleks, et mäng läks kiiremini ja siis FIFA paneb kõmdi, paneb need water break'id, on ju. Ja siis enne Jaks ütlesid, et FIFA on nagu haige money making machine. Põhimõtteliselt ma lõin seal kokku, et oligi, et ühesõnaga ühes mängus on siis 200 joogipausi, on ju. Ja ühes joogipausis on siis korraga on nagu 4-30 sekundi pikkust klippi. Ühe klipi eest FIFA küsib 200 kuni 400 000 euri või dollarit või whatever seda ühikut, on ju.
ja 104 mängu, et ühesõnaga kokku tegimegi seal mingid kiired arvutused ka. Et siis ühesõnaga kogu nende water breakide pealt põhimõtteliselt siis nagu lisatulu, mis seal oligi 24 miljonit eurot või midagi sellistest dollarit või. Et ongi, et võtate ise hästi palju reegleid vastu, et mäng oleks kiirem, sujuvam ja siis panete endal nagu finantsilise sellised boost'i juurde. See on päris crazy, jah. Muidugi. Ja staadionit vist ka nagu fännidele see vist väga ei meeldinud, vilekoorid vist väidetavalt pidid suured olema, aga televahendusel see meile ei jõua. No ja, eks see on nagu, vaat see nagu, USA's tehakse, üldiselt, kui vaatad ka praegu tegelikult on üli-commercialized nagu see kogu see asi. Mingid tantsutrukud kuskil vahepeal, jalgpallis, mängid oma 45 ära, puhkad jälle järgi 45. Hydration break'il tantsutrukud kuskil nurga saad, mis nagu see nagu, et see ei ole koss, see ei ole hoki, et USA nagu püüab seda hästi nagu kuidagi monetiseerida ja peale seda commercialized, et kuskilt saab, ja ongi, ma ei tea, ETV-d veel vaatad, siis on nagu okei, TV3 peale paned, siis on nagu see, et räägivad ära reklaamipaus, siis on enne hümni, pärast hümni või enne hümni, kumb reklaamipaus on ja hydration break, reklaamipaus on ja lihtsalt ei ole võimalik vaadata, täitsa lõpp, See on crazy, jah. Aga mis te arvate siis, kas on uus reaalsus jalkas 4 veerand aega, mitte 2,5 aega? Ei usu. See üldiselt on ikkagi see, et sul on, kui sul on 25 pluss kraadi ja siis tehakse pause. Ma ei usu, et see jääb, see on natuke totter. Samas, kui cashida saab, siis why not? Ja mina arvan sama, ja. Saad suur jalkafanatt, Täiega ja ma korra mõtlesin, et mis see nagu küsimus üldse oli, aga siis ma sain aru ja ma seda MM ikka vaatan, aga need on seal USA aja pärast, nad on nii öösel ja Soome ka ei ole, mis on veel eriti, siis on täiesti mõttetu, aga mulle meeldib Messi, sest et ta tegi selle triki ja TikTokist on igal pool. Mis triki? Selle hat-tricki. Hat-tricki, okei. Mõtlesin tegi mingi trendi. Ei, ta tegi hat-tricki. Parandus, vaata. See nagu oma kellile tegi neid teste, vaata, et kuule, kes see on, vaata, täiesti mööda kõik, vaata. Soome ja Eesti samamoodi, mis see Eesti siis, mis te arvate, mis Eesti peaks tegema, et Eesti jõuaks MM-ile? Meil pole kultuuri. Jalgpallikultuuri ei ole. Minu arust ma olen küll tervele kossu mänginud. Jah, nagu ühtepidi arvaks see, et on siis see, et meil on nii vähe inimesi, eks ole, et ei ole nüüd piisavalt neid talente, aga samas on ju mitmeid näiteid, kus on väiksemadki riigid, eks ole, ja et siis sa mõtledki, et see jalkakultuur on siis seal nii palju tugevam. No mõtlen lihtsalt seda, et väiksed lapsed kuskil Tartu Sannelinna majade vahel nagu põhimõtteliselt ei mängi õhtuti jalgpalli mingi 4 tundi non-stop. Mängitakse ikka, ma ise ju Jõgevalt pärit, me panime kogu aeg iga õhtu ju läksime Staitale ja toksisime ja siiamaani just mingi aeg Jõgeval käisin, vaatasin, et samas kohas, kus ma kuradi, mis ta siis oli 20 aastat tagasi põhimõtteliselt mängisin, siis poisid ikka toksivad seal sama väljaku peale, et selles mõttes ikka mängitakse, jalka on ju täiesti nii populaarne. Ja eks see ongi, vaata, neid näited on palju, kus isegi meist vähem, kus on population nagu vähem kui meil on ju, ala Island, EM-il on ju, ja need samas Cape Verde on ju, neil on ka mingi 500 000 äkki või. Et nagu, tegelikult ju variant on. Sina lihtsalt ma arvan, ma ei tea, struktuuri asi, lihtsalt on vaja peale kasvu, et siis nagu noortesüsteemi lihtsalt suunata kogu see möll on ju, et meil tegelikult ju poisid kui ma ei tea, A-koondist vaatas, tegelikult on ju kõik mängivad kuskil välismaal jumala okeidel positsioonidel ja võidavad ja tegelikult on nagu hästi, lihtsalt nagu Euroopa on nagu nii raske vaata, selles mõttes, et sul võistledki nende suurtega, kes teavad edasi enam. Siis sul ongi, sa lähed nende kokku, sa mingi, savai, et mis me teen siin nüüd. Mitmega nüüd saame. Et suht raske on. Et pigem ongi variant võibolla, kui siin nüüd mingid asju muudetakse ka selles liigasüsteemis, siis on see, et meid lükatakse sinna allapoole, võib-olla tekib suurem variant kuskile saada, aga ma arvan, et noortest sünnib see värk, et kui sa ikkagi peale kasv ja coaching ja kõik see, ja kui sa mida varem sa saad mingid vennad kuskile väljamaale mängima, seda parem, et seda kiiremini see kasv tuleb ka. Ja mis teie parim bet siis on, et kes see aasta kinni paneb MM-i? Soomes ei ole, ma ütlen ausalt. Soome, ei, ma võin päriselt nagu ka mõelda, ega ma natuke ikka olen vaadanud seda MM-i, aga Prantsusmaa mulle meeldis, mängis väga hästi, neil oli väga... Mida sa itsitad? Mul täiesti tõsine jutt praegu. Need söödud olid... safe beti lihtsalt, no, aga see oli ilus, see oli tõesti ilus. Prantsusmaa mõnda mängijat tead või? Mbappé. Mis ta eesnimi on? See ei olegi tõesnimi või?
I have nothing else to say. siis, aga mäng oli ilus, aga ma ei peagi neid mängijaid teadma. Aga tõesti oli ilus, nagu söödud ja kõik asjad olid ilusad, et see nägi väga hea välja. Söödud olid ilusad, okei. Ja Hispaania tiim mulle meeldib. Seal on ka see noor kutt, kes EM-i, vaata, nad võitsid, siis ma käisin küll Pärnus iga õhturannas jalgat vaatamas. Ja siis ma panustasin, ma võitsin täiega raha, ma ei mäleta, mis ta nimi oli, Jamal. Tema pealt ma ikka võitsin, aga see tiim mulle meeldib, nad on siuksed nagu agressiivsed veitsid, nagu teistsuguse suhtumise ja lähenemisega. Ja neile ma hoian ka pöialt. Ei, aus. Nagu ütlesime, siis ideaalis võiks Portugal võita, aga tegelikult olgem reaalselt Prantsusmaa on nii üle kõigest, ebareaalne, siis vaatad mängu. No see on uskumatu, ma iga jalkavend saab aru, see on täiesti next level, mis jalkad need vennad mängivad, crazy. Ja tiimide sügavus on ka nii tugev, et kui seegi, Prantsusmaa on lihtsalt nii tugev sats, et nende B-tiim põhimõtteliselt võiks ka selle asja kinni panna. Põhimõtteliselt küll. Aga mina ise lisaks Portugalile hoian ka Brasiiliale pöialt. Oota, kas sina Jaagup? Mida? Ja kas sina? Ütle Itaalia, Jaagup. Ütle Soome. Itaalia päris aus, jah. Näiteks kellegi hea, kes juba välja kukkunud. Ei no, mina austan, et ma ei ole üldse, austan, et ma jalgad peaaegu üldse jälgi. Nagu tore on siin selle üle siin jutustada, ma ei ole üldse väga jalkakutt. Ma ei tea, liiga palju otseselt ei häbene ka seda. Mulle meeldib ka nii mänge vaata, aga ma suurt sittagi tegelikult jalkast ei tea. Aga kui sina tead midagi jalkast, siis meie saadet toetab täna ka Coolbet. Coolbet oli nii lahke, et nad leiutasid koodi Teema TV, millega saad siis 10 euri tasuta panustada vabalt valitud MM-i mängule. Ja see pakkumine kehtib ainult kiirematele, seega ära jää ilma. Andrei, sinu nagu tegelikult story suures pildis sai üldse alguse tegelikult muusika tegemisega põhimõtteliselt. Mussi praegu teed ka või sahtlisse midagi või? Ei tee üldse, ei ole jõudnud, ma isegi ütleks, et praegu isegi ei tõmba, aga tegelikult vahepeal oli mingi süke, et nagu korraks tahaks teha, vaata. Ma ei tea, vaata, ongi nagu ma enne ütlesin, et elu juhtub, vaata, mingil määral, et ma käin nagu flow'ga kaasas, et kui mingid muud asjad nagu tulevad peale, kus nagu asjad rohkem nagu käima lähevad, et ma pigem nagu double downin seal, et see oligi, et mitte et muusikas oleks nagu halvasti läinud, aga lihtsalt kuidagi nagu ma ei ole jõudnud, ma arvan, viimast paar aastat nagu normaalselt. Eesti laul käisime ka niimoodi, et tegelikult laul oli 3 aastat sahtlis juba, siis võtsime selle ja läksime. Ehk siis ma väga ei itse. Pluss mida nagu see, mitte ei tilti, vaid kuidagi demotiveerib, et see mingi AI ajastu ka, et seal ongi, et nagu ma ei tea, mis seal Siniga ümiseme 2 fraasi valmis ja tegelikult ma viskan Sunosse või tegelikult ma olen kuulnud isegi veel mingi next levelimad asjad on ka, kui Suno on ja mis teevad siukse laulu valmis, ma mõtlen, et mis ma pean istuma kuradi päevad läbi vaata, et kui tõmbab mulle siuke asja valmis, et okei, ta ei ole päris, ta kõlab võib-olla imelikult, kui isegi ma ütleks produtsendi kõrvana. Kõlab ikka päris hästi. Jah, produtsendi kõrvana kõlab ikkagi nagu, selles, kui sa Sunot kasutad, sa nagu natukene saad aru, vaata. Ja see juba näitab, et jaksa väga palju kasutada. Ei, ma arvan, et tänaval on veits loll see, kes kasutab nagu ongi, et seal nagu võimalusi ongi nagu nii palju, vaata, mis iganes kas või meie mingi teema nagu theme muss, eks ole. Ma nagu lasin sellest välja mingi 30 versiooni, minu enda originaal nagu muss, mis ma tegin, eks ole. Lased kaverdada just. Nagu põhimõtteliselt kaverdan nagu eri versioone, mingi eri vaibides ja kasutamegi meil romantilisemad ja nii edasi. Ja kasutamegi meil saates, vaata, põhimõtteliselt igal pool enda originaal muss, no jumala hea, vaata. Et nagu mingi sükesteks use case'ideks on nagu jube nagu hea ja ma olengi nagu rääkinud sellest AI mussist nagu inimestega, et et nagu ala, et sõber kuulab nagu mingit AI lugu, eks sellest küsin, mis sa arvad sellest, nagu tead, et see on AI ja ma tean, aga jumala hea on, vaata ja ega lõpuks ongi, et kuulajal tegelikult suures pildis prolli ongi täiesti pohhui sellest. Aga selles see ikkagi kontingent on, mis mulle ka tegelikult nagu selles mõttes, AI ma ei tea, võtab selle naturaalse mingi flow ära ja kõik see on AI slop ja see on mis iganes. Lõpuks on see, et nagu
peab nagu adjust ima, et selles mõttes, et elu liigub edasi, vahet kas sa lähed selle lainele või mitte, elu läheb edasi, siis lihtsalt süüakse välja. Kui vastu võitled, siis jääd lihtsalt maha. Ehk siis minu mõtteviis on alati see, et et see on pigem nagu mingi tool, et tegelikult vanasti tehti mussi ka, vaata suht analoog, kõik oli see, siis tulid mingi drum machine'id ja siis tegelikult oli täpselt sama case, et kuradi drum machine, vaata, käigu perse, et see on nagu, et teeme ikka päris mussi ja et selles mõttes on, et täpselt sama, no lihtsalt nüüd on AI asemel, mis on veel OPM, aga tegelikult, et see ongi, kui ma praegu midagi teeks, ma ilmselt laseks runniks läbi, et äkki tuleb veel mingi idee, et selles mõttes see oleneb, kuidas sa võtad seda, kui sa lihtsalt võtad, kasutad ära seda mingi mõttetul eesmärgil, siis ilmselt vastav tulemust tuleb ka, kui sa ikka tahad head tulemust, sa, ma ei tea, aitadki, nagu sa ütlesid, et sa nagu kasutad nagu seda nagu mingi eelisena, vaata. No jah, kasutadki mingi tööriistana, ütleme, et kas või, no mul on küll olnud mingi looga jääd kuskile nagu, mul on mingi refrään olemas, vaata, siis kurat nagu mingi istub 3 aastat juba ja ma ei ole suutnud sealt edasi mõelda, et ja siis annad lihtsalt natuke genereerid, saad võib-olla mingeid ideid, sest ta mingis mõttes, ütleme, mõtleb ikka nagu kastist välja, eks ole, saad mingeid ideid, et võib-olla kuidas natuke struktuuri teistmoodi mängida, mis iganes, vaata. Ta tööriistana on tegelikult muidugi, ta on nagu tuleb, ongi kasulik, noh. Eks see ongi vaata, et jälle inimesed vaata mölisevad see ja lõpuks ongi, sa jääd ise maha ja lõpuks seda tuleb nagu kõike ära kasutada enda võib-olla mingisugusest, et oleks progress vaata, et alati on ja võib vinguda, et see on paha, aga elu on selline, ei ole midagi teha. On siis plaanid mingi hetk uuesti pürgida, Eurovisioonile pürgida? Tea, kas seal AI mussi lubatakse, aga... Kusjuures ma olin eelmine aasta Eesti Laulu žüriis ja siis seal ikka päris mitu tükki oli niimoodi. Oli või? Ma olen mingi, okei, see on Sunoga tehtud. Kindlasti on neid. Ja nüüd ma arvan veel rohkem, et see läheb aina nagu suuremaks. Ja tõenäoliselt juba järgmisel Eurovisionil ongi juba mingid laulud vabalt, mis on AI poolt võib-olla tehtud, me ei saa lihtsalt aru. Ja kõige lihtsam on see, et sa teedki selle, ma ei tea, Siniga teemegi laulu valmis ja Suno teeb põhimõtteliselt kogu Eurovision winner laulu valmis on aga siis nagu just kui me lihtsalt, kui sa oskad seda ka ära kasutada, sa lihtsalt teed just kui recreate'id selle. Ja sul ongi nagu mingisugune laulad peale, mis iganes ja mitte keegi ei saa aru vaata. Aga kuidas žüriis teil see mindset oli, et kui on nagu 2 lugu, mis enam-vähem võrdsed on, ühe pool sa saadki aru, nagu sa ütlesid, et see mingi Sono või selle, no see on software meeldane. Et on sellega tehtud, on ju. Et kumb siis pigem nagu edasi saab? Kas see AI creative, või no kas vaadatakse viltu ka sellele seal žüriis teil vähemalt või vaatasid? Ma ei teagi, ma arvan, iga üks individuaalselt. Ei ole see, et kõik on samas ruumis. Sa kuulad läbi lihtsalt seal kõik mingi, ma ei tea, palju see oli 200 lugu äkki või? Kuulad läbi seal. Lihtsalt need AI laulud oli nii halvasti tehtud, vaata. Et sa said aru, vaata, et ilmselt kui keegi natuke rohkem effortit paneks, siis oleks juba keeruline. Minu arust üks Delfi või Ekspressi ajakirjand tegi ka mingisuguse eksperimendi, et lihtsalt tegi päris kuu aega, natuke aega, mõnda aega tegi siis läbi Suno ehitas mingid laule, pani üles, promos seda nii-öelda justkui ta nagu siuke mingi maski taga justkui vend jumala hästi oleks mingi Eesti mõistes mingi seal oli Spotify's mingi 10 000, 20 000 kuulamist igal laulul, vaata, et nagu ja kõik on mingi üli hea tümps, vaata, nagu et aga Eesti laul jah, seal pigem oli, vähemalt see eelmine aasta oli niimoodi, et ikkagi, sa saad aru, vaata, et see on AI, see on trash, ja seal üks laul, mis ma mäletan Eesti laulu, seal üks laulu nimi oli äkki Teel käimine, siuke laul oli, see on žüriis või? Ei, veel ei ole. Okay. Et ühesõnaga Teel käimine, ma ei tea, kes see oli, kui lambist te kuulate seda, siis kirjutage mulle väga meeles, ma panin selle 10-10-st, ma nagu kui see oleks Eurokal olnud, Eesti laulul olnud nagu ma arvan, et siis oleks inimesed nagu okei, tegelikult saadame nagu ikkagi okei asja ka sinna, vaata, et see oli täpselt siuke laul ja see ei saanud siia edasi, vaata, et ma just mõtlesin, et sa hakkad mingist, nagu et see Teel käimine oli mingi AI laulust, see nimi kõlab siuke Teel käimine. Ei, see oli nagu, see kõlab veidralt on, aga lihtsalt see oli nagu mingisugune, mingi kind of siuke Eesti mingi regilaulu, mingid asjad on ja mingid torupillid olid, aga samas ka nagu modern muss ja täpselt siuke, et ma loodan, et saadad järgmine aasta uuesti selle, siis on
siis võiks nagu edasi saada ka. Mingites foorumites käis mingi jutt, kus oligi keegi, kes žüriis oli, liikis nagu enne, kui üldse midagi otsustatud oli, liikis mingeid, et see inimene on kindlasti ja seal mainiti küll mingit siukest süžeega lugu, et see on nagu kõige parem. Ja siis ma mäletan, et ma oma satsiga arutasin, et see on raudselt sadu, et sadu tuleb, sadu läheb ja sadu võidab. Aga ma küsisin Fredilt seda, ma pakkusin ka sadu, aga Fredi oli ise žüriis. Okei, siis jah, aga nemad võiksid minna küll. Mitte A-laulu. Kui me seda saadet preppisime, siis me rääkisime sellest Eesti Laulu teemast ka korra ja Sydneyl oli tegelikult paar head nippi, mis ta tahtis sulle välja käia. Ma käiksin. Kõik kriitika, mis Eesti Laulu, kui Andrei on käinud, see on kõik juba kuuldud. See ei ole mingi, et Sydney Salaja üksinda toanurgas on mingi, see laul mulle ei meeldi ja siis naeran pihku, ei, see on YouTube'i video, kurat, tee nii ja tee naa ja ma olen kritiseerinud küll ja veel. Aga jah, kriitika on siis, et... No põhiline kriitika on see, et need laused korduvad, kõik on nagu sama. Jääbki meelde, jah? Ei, jääbki meelde, jah. Lihtsalt, et sellega nagu Eurovisioonile ei saa. That's it. Ega muud ei olegi. See on nagu see põhiline kriitika. Muidu sul nagu muist seda. Ma just kusjuures käisin Pärnus ja ma ei võtnud nagu Tallinnast midagi kaasa, läksin Pärnusse, et ja mul on seal hunnik asju ja siis ma otsisin puhast särki ja ma leidsin särgi, extra basic särgi, kus oligi mu enda nimi oli seal taga ja siis ma mingi, issand kui nunnu, et nii throwback ja ma isegi mäletan, ma ostsin selle laulust, et ma kuulasin seda nii palju nagu YouTube'ist, et ma ostsin iTunesist sellest, see oli nii hea. No võt sinna võib tagasi euro võrra rikkam, no. Siin 1.29 vist oli isegi. Muidugi maksud lähevad maha sealt vist mingi osa, aga tead sinna suunas võib vabalt tagasi minna. Emily J-ga võib alati minna ükskõik kuhu ja teha kõike ja panna teda laulma. Võib küll, jah. Ei no, lõpuks ongi korduv see, mis nüüd saab oli sama ja ma ei tea siin. No lõpuks ongi, ma tead. Ei no, see on ju öeldud ka, ma mäletan keegi kuskil kommenteeris ka, et mis nüüd saab oli, et Venel laulus on kuradi 3 fraasi ja sai kuskile poolfinaali või finaali. Ma vastasin, tee järgi. Lihtsuses peitub võlu, muidugi toimib. Aga ma olen nõus, et selles mõttes, et Eesti laulule saada, see on nagu, ma arvan, sa tead ka, et tegelikult see ei ole keeruline. No. See ei ole keeruline. Noh, hea öelda, kui sa oled käinud, vaata, mõni vend saad kuradi 5. aastat järjest ei saa ja mõtleb, et seda see on kõige keerulisem asi, mis ma olen never teinud. Kui sa tead, mida sa teed, see ei ole keeruline. Noh, jah. Et selles mõttes, et kui ikkagi mingid asjad on hästi paika pandud, kõik mingid läbimääldud, et selles mõttes on nagu väga lihtne sinna saada. Sealt järgmine step ongi see võit, sest tegelikult lõpuks vahet ei ole. Vahet ei ole, kas sa 2. koha, 5. koha, 10., 20. täiesti suva, vaata. Lõpuks, kui sa ei lähe sinna Eurokale, siis who the fuck cares, Et lõpuks ongi see, et see vahe, mis sellel võitjal ja kõikidel ülejäänutel, see on see, mis eristub, Et ongi, kui me ei saanud, ilmselgelt Tommy Cash pidi minema, läks, et sa näed, seal on nagu see on see potentsiaal, et edasi minna, potentsiaal, et saada mingi Eurokale hea kohta, ja lõpuks praegu ma arvan, Eesti laulu on ka vaja, sellist venda, kes on esiteks nagu full on nagu, ma ei tea, kas juba aasta ette mõelnud, et visiooniga, et näed, see on see, mis me teeme, meil on see plaan, meil on see, kuidas me teeme promo, kuidas me teeme, kui me saame Eurovisiooni, mis sealt edasi, mis see international meie see müügivärk on, et ja ma arvan, see inimene peaks olema räme pühendanud, põhimõtteliselt sul ei olegi aega nagu mitte midagi muud teha, et sa peadki ainult selle nimel nagu tööd tegema, ja Eestis muidugi keeruline ka, et sa tee, mis tahad, aga vaata neid nimesid, kes on võitnud, Eesti inimene hääletab ikkagi kas, nagu me see aasta nägime, siukse nostalgia laksu pealt või siis selle pealt, kes on parasagu nagu relevantsem või kuulsam nii-öelda. Ja see äratundmismoment on Eesti inimesele hästi oluline. Et see tulebki nagu, tegelikult see aasta oli Uljana oli päris hea, see Ukraina trükk on, aga tal ei olnud, keegi ei tea teda selles mõttes. Ta on raske, vaata. Ja. No oleneb tega vast aastast ka ongi, et kui mingi ülitugevate nimi on, siis
tihtipeale ongi low-key algusest peale, eks ole, teada, et Tabrooli nagu läheb. Kuigi on ka neid nagu erandeid, eks ole, kui oli see Juhkental, eks ole, läks, siis ta ju oli põmst nagu nobody. Ja neid nagu näited ikkagi on nagu ka, eks ole. Ei, muidugi, jah. Eks erand tõestabki reeglit. Seda küll, aga see on muu lemmikfraas, et erand kinnitab reeglit. Erand kinnitab reeglit, aga üldiselt jah, sul on ikkagi vaja, kes on nagu full on asjaga sees, teab täpselt mingi tiim on taga, kõik asjad on olemas juba. Ja see on see, vaata, mis nagu eristub nagu seda. Kui me käisime, siis mul oligi see, et ma tean, et see on nagu väga hea nagu lavaline etteastada show mõttes on see äge ja kõik see nagu, sul on fucking Tommy Cash ja sul ei mitte midagi teha. Minu eesmärk oligi lihtsalt võidelda see nii-öelda järgmine koht sellest välja, mis ma lõpuks sain käin. Mis nüüd saab, kui käisime Paiagal ja seal oli lihtsalt see, et meil oli mõned Matuga tegime mingid, mõtlesime päev enne, kui vist pidi mingeid neid lava visud ja mingid asjad. Matu, istume maha tammikuga. Matu, mis teeme? Päev enne või? Ma ei tea, ma ka ei tea. Ma ei tea, ma släpin mingi asja peale. Tavai. Ja oli kõik, et sa tead, et sa nii sa sinna, see ei ole piisavalt head isegi seal üleval pool olla, aga lihtsalt võtame siis sellest nagu maksimum. Eks paljud käivadki lihtsalt nagu, selleks seal, et saada pilti, eks ole ka. Eestikal nagu ka. Ja just keegi see aasta käis ka. Kes see käis. Minu arust ikkagi enamus on need, kes päriselt Eurovisioonile tahavad, neid on nagu vähe. Ma tean, kes käis. Kõik tahaks võita ju, kõik tahaks võita. No jaa, aga eesmärk ei ole see, et ma ei lähen siin võitma, sest siis sa ikka lähed plaaniga. See aasta, ma ei hakka nime ütlema, mul tuli meelde, kes see oli see aasta. Ütleme, pipime ära. Et ta saatis selle loo, ma kuulsin žüriis juba ka, siis ma mingi okei, sa edasi ma mingi kirjutan talle, kuule, mis sa teed? Mul on vaja lihtsalt, mul tuleb mingi see asi ja see too põhimõtteliselt on promo vaja. Perse küll, see ongi see, mis on nagu see Eesti lauluga on see probleem, vaata. Et kuna see on lihtsalt suur sündmus, muusika mõttes sul ei olegi teist kohta niimoodi. Muusika auhinnad on juba see, kui sa oled juba nagu enam-vähem established ja sul on mingi asi välja antud, et siis sa saad seal möllata esineda. Aga Eesti laulu kasutada seda nagu ära, et mingi kui sa tead, nagu ma ütlesin, kui sa tead, mida sa teed, siis sa tead, enam-vähem oled kindel, et sa saad sinna ja siis nüüd, mul on see tulemas, tavai, paneme selle järgi, vaata. See on see probleem, et see ongi, et väga paljud käivad selle pärast seal, et sa ei olegi seda ühte vende, kes on mingi ma tahan minna Eurokale, mul on see plaan, mul on see, et Tommy Cash oligi see hea näide, vaata. Ja näe, mis tegi. Jah, et oligi, kõik läbi mõeldud, obviously, ja pluss talle see international touch oli ka juures, et juba nagu destined for success mingil määral. Muidugi, jah. Ma tegelikult tahaks teada, mis Sydney Eesti laulust arvab. Päriselt, mis arvab? Mida ma päriselt arvan või? No selles mõttes, selle perspektiiviga ma olen nõus, et seal lähevadki ja minnaksegi nagu ennast promoma ja hästi pikalt ma olin selle vastu. Mulle ei sobinud see üldse, kuni ma läksin muusikatööstusesse tööle ja siis sa näed seda nagu muusikamaailma seespoolt ja sa näed, et Eesti laul ongi ainukene koht põhimõtteliselt, kus sa saad ennast nagu pilti tuua, kus sa saad enda mussi näidata suurele avalikkusele, mitte see, et sa nagu teed ja loodad, et keegi kuskilt leiab ja kui sa ei ole mingi TikToki guru ka, siis mis tänapäeval ma ütleks ka väga enam nagu ei toimi niimoodi, sul ei ole seda kohta, kuhu minna. Ja nüüd ma olen okei sellega, et minnakse Eesti laulule ennast promoma, aga see võiks ikkagi olla nagu väiksem protsent. Et inimesed võiks ikkagi tahta Eurovisioonile ja ikkagi vaeva näha selle nimel, et minna. Ja sellega olen ma ka nõus, et sinna on lihtne saada. Kui sa ikkagi tead, mis sa teed ja oskad teha, siis ma ei usu, et Eesti laulule raske saada on. Ma tegin ka laulu, ma ei tea, kas te olete kuulnud. Muidugi. Tegime Chris Boysiga mussi. Ärskendust või tegevust, sest laiskus võtab võimumust. Andestust ja harrastust ma kasutasin võimalust. Ma ei viitsi, ma ei saa, kõik see käib mul üle pea. Ma ei viitsi, ma ei saa, kõik see käib mul üle pea. Kelly
7-aastane see laulab. Ma Siis ma mingi, kus sa kuulda oled seda? Ma YouTube'ist nägin, mu sõber näitas, vaata. ja, aga Kris tahtis minna Eesti Laulule sellega ja mina ütlesin, et me ei lähe, sest me saame sinna. Ütlesin, et me ei saada seda Eesti Laulule, sest me saame sellega Eesti Laulule. Et noh, et... See aasta oleks tahanud minna? Nüüd... See Ei, see ei olnud Tommy Cashi aasta, see oli ikkagi peale teid. Ei, ma mõtlengi, et see nagu nüüd see aasta. Ja. Meie aasta oli juba justkui juba enne ja ega me selles mõttes võitnud me selle looga ei oleks. Ma ütlesin talle ka, et me ei võida, aga et me saame Eesti Laulule ja mida me siis teeme? Ma situks püksi ennast seal lava peal. Ma oli mingi ei. Kellil oli. No jaa, aga noh... Ja vaata, kui hästi Kelly... Mega hästi, mega hästi ja tõesti nagu äge ja väga inspireeriv. Aga ühesõnaga, et minust ka, kui sa ikkagi nagu oskab midagi teha, ega ma ei usu, et sinna väga raske saada. Või ma ei tea, mitu korda see välja jäänud oled, et see ma kuulsin, Jaks sai ühe korra on välja jäänud. Ühe korra olen jäänud. Jaa, ühe korra ma saatsin mingi loo, mingi üks Adrenaliin, siuke lugu oli. Jaa. Aga no jällegi, no selles mõttes, et ma ei võtnud seda kuidagi hinge või ei olnud nagu midagi hullu sellest. Aga jaa, ükskord on saatnud niimoodi, et ei saanud, jah. Aga sina ei taha Eurovisioonile saada või? Mina tahan väga Eurovisioonile saada ja mina, kui ma nüüd lähen uuesti, siis ma kindlalt lähengi mingi kindla plaaniga täpselt niimoodi. No aga vaata, see on nagu see ka, et artist, kes saadab Eesti Laulule lood, ta ei oska prolli isegi arvata, et nagu mis selle taga kõik on, eriti kui esimest korda saadab, vaata, et mis see no ütleme, kõik need visuaalid, kõik see, mis sa pead lavastama seal, nagu see on nii uus maailm, et tihti peale need uued artistid, no sa oledki nagu pea eest tundmatusse on see, mis sinna läheb, jah. Et jah, aga ei, mina kindlasti lähen uuesti Eesti Laulule ja mina kindlasti... Ma ei tea, sorry, Drogba või Zlatan tegi ka seda. Mis asi? Sa panid nii, vaatas. No kuule, tohi, paneme üles. Liiga pikalt. See on see, eks 30 on erinevus juba. Ma olen 26, aga näe, 4 aastat. Igatahes Eesti Laulule ma lähen ja Eesti Laulule ma kindlasti kinni panen ja siis lähen Eurovisioonile. That's the game plan. Aga, davai, kuulge, aga räägime natuke contentist ja YouTube'ist ja sellest maailmast ka, sest olgem ausad, praegu sinu YouTube'i skenes on siis suurim teema ikkagi see React-videod erinevatele saadetele, sarjadele, eks ole. Et sellega tegelikult ju pop-upisid ka, kui sa COVID-i ajal hakkasid ju neid tegema või? See ongi, ma arvan, iga vend peaks läbi elama selle, et sükse fraasi nagu trial and error, et sa teed piisavalt mingisuguseid asju, kui lõpuks saad aru, see toimib ja siis nagu double down, nagu ma siin mainisin enne, et see oli ka mul kuidagi mingisugusest miksist, ma sain aru, davai, see toimib, võtame siis mingisuguse üldsuse poole ja siis sealt nagu läks lendu, ja praegu siiamaani, ütleme, ma 2000 COVID ajal 2020, et siin 6 aasta, et siiamaani nagu tüü läheb kenasti, et siin väga palju oli mingi teema oli siin vaata vahepeal, et see lasertek äkki võite siis ette selle, et põhimõtteliselt YouTube on sa ei olnud seal või? Ei, ma kutsusid, aga ma ei läinud sinna. Okay. Et ühesõnaga, et Eesti YouTube'i nagu viewsid ja asjad on räme alla käinud, vaata, et just selle algoritmi pärast on ju. Neil olid mingid mega suured conspiracy theorid seal kogu mis mõttes algoritmi pärast? Kas räägid seda lugu, mis on mingi kuu tagasi välja tuli? Et suht värske ikkagi on ja siis ongi, et rääkisid sellest, et siis põhimõtteliselt algoritm on ju sööb ära nagu Eesti kanalid ja no põhimõtteliselt nagu ala Instas kunagi oli, et sa väga ei näe enam neid, keda sa follow'd, pigem siin sulle viskab nagu mingisugused ikkagi asju, mis sulle nagu endale meeldib, on ju. Et see on nagu esmaisene, nagu YouTube'is on kind of see sama switch tulnud, on ju, et need, keda subscribe'id on ju vaatad, et neid väga ei pushi, on ju. Et väga paljud complainisid, tõmbasid mingi statsi asju. Vist nagu midagi on seal toimunud, on ju, aga vaata, minu nagu mentality oli nagu see, või alati on olnud, on see, et nagu ära süüdista kedagi teist. Adapti on ju. Nagu ära süüdista teist, minu arust Steven käis seal ka selles, on ju, et ta ütles väga hästi, on ju, et pigem on siis järelikult nagu content trash, no. Et nagu mitte, et sa lähed nüüd YouTube'i või algoritmi süüdistama, pigem äkki vaata ise endale otsa ja siis teeb sealt muudatu siis, on ju. Et selles mõttes ongi, ma nüüd mingi 2-3 kuud ei teinud, on ju, siin enne kui need kaunitari asjad ja mingid, justkui uuesti panin käima, on ju.
siis ma tulin mingisuguse lihtsalt mingi suva TikToki reactiga ja siis veel ühe TikToki ja siis proovisin nagu mingeid asju teha. Kind of oli nagu, noh, seal võib nagu sellega nagu kind of argumenteerida, et kui sa pole nagu pikalt teinud, sa viskad laivi, muidugi algoritm on su kind of ära unustanud, et see algoritm ikkagi nagu supportib ja pushib edasi, aga kui sa pikalt teinud, siis see kuidagi jääb kuskile varju, aga see ongi, näed, tegin ühe ära, mõtlesin, okei, oli tunda, natuke vähem vaatamisi, ma olen fair enough, savi, vahet ei ole, ma nagu, see ei ole see, siis mul lõpuks minul tekib see hasart, vaata, ma olen mingi, fuck it, Jesus, nagu, esiteks ma tõestan, et see ei ole nii, see ei ole algoritmi siis jälle YouTube'is, see on puhtalt minu süü, tegin teise video, võtsin mingid kaunitari asjad ette, promosin rohkem, tegin seda ja nüüd on, suht nagu tavatempos, järelikult, tõepoolest, sa ei saa süüdistada YouTube'i, sa ei saa süüdistada algoritmi, et kui sa ikkagi mingi video ei performi, on trash, on vähe vaatajaid ja sa ei ole consistent, mis on väga oluline, siis see kõik mängib rolli, kui sa teed midagi valmis, sa oled mingi omas peas, sul on alati see, et see on maailma parim asi, vaata, kind of, viskad välja, sa mingid, sa expectid juba, et see läheb raudselt lennu, see on juba subconscious, aga siis ongi, et sa paned selle üles ja siis ei tule mitte midagi, aga inimesed eeldavad, et tuleb midagi ja siis on see, et lõpuks ongi, et selle asemel, et enda asja natuke parandada, sa lihtsalt võib-olla YouTube on süüdi ja siis jätad poolele. Seal oli jah selles videos kindlasti oli iva sees, et seal muidugi ongi nagu mingid, et ongi, et kes see nagu enam ikka oma subscription box'i vaatab, sa võtad, mis seal esilehel, sul on mingid nende videote peale, aga jah, see nagu video, mis oli, tundus küll nagu hästi siuke vaatajanaga, et sina ei saa nüüd vaatamisi ja nüüd me võtame nagu suure süsteemi, mis on kõik sinu vastu, täpselt selle asemel, et nagu korra endale nagu pihta vaadata ja enda asja, et tõepoolest, järelikult ei ole põnev, et see ongi mõned venad, kes on nagu kõik asjad. Ja, et kes on consistently teinud, ma ei tea, seal oli see Artjom ja see Kris teevad seda, et seal oli ka, et nemad teevad, ikkagi nad panevad suht consistently. Iga nädal. Ja siis ongi, neil oli ka just kui graafi järgi nagu see, aga järelikult, mida see tähendab? See tähendab seda, et äkki on ära ammendunud, vaata, äkki peab nagu mingit uut asja sisse tooma, et see ei ole, see ole nüüd see, et inimene viitsi vaadata. Äkki peaks mingit kurssi natuke muutma ja siis on jälle spike, et see käib niimoodi, et ei saa lihtsalt võesega, see on mu mentality nagu, et sa ei saa mitte kedagi teist süüdi, sina oled alati süüdi esmapilgul, et sina oled alati süüdi. Ja kui sa sellest nagu, kui see switch nagu teha, siis on see, et siis on nagu pärast palju lihtsam, et sa mingi okei, läks perse, ei teeme uuesti, proovime seda, okei, siis see on jälle see trial and error. Jaa, sinu see main teema on reacti videod ikkagi, eks. Aga mida sa ütled nagu neile inimestele, kes ütlevad, et reactimisvideod on teiste inimeste piinlikkuse pealt nagu raha teenimine? Piinlikkuse pealt, et ikkagi ju teiste arvelt, et tihti ju nendes reacti videotes ikka ju ma küsiks selle peale, et kas mina olen sinna saatesse läinud või? aga sul pahandusi ei ole tulnud või? Mina ei olegi seda öelnud, aga see Iva on nagu seal sees küll muidugi. Seal ongi see, et mina ei ole otsustanud, et mina lähen nüüd sinna saatesse. Et kui ikkagi inimene läheb sinna saatesse, siis ta peab olema valmis selleks, et kas tuleb meediast mingit, kas nii-öelda positiivset asja, kriitikat, kas tuleb lihtsalt tavainimestelt, sest praegu on Twitter, Threads on ju kõik asjad. Aga sina oled ikkagi selles positsioonis su arvamusliider ja sina, kui sina teed kellegi teise üle seal nagu nalja selles mõttes, eks ole, siis see kindlasti, impactib või on ju mingis mõttes teiste sellise siis piinlikute mingi momentide pealt, eks ole, siis selle nagu monetiseerimine. Ma ei ole kindlasti mingisugune arvamusliider, selles ma endiselt... Mina ei võta seda nii, sest mina teen endiselt, nagu ma tegelikult 10 aastat tagasi alustasin, kas või reactidega alustasin, et ma lihtsalt teen seda for fun, nagu, et mul on nagu, ma lihtsalt aga tahtmata sa ju arvamusluudele kindlasti. Aga mina ise ei pea seda, lihtsalt ma teen nagu, see on see point, et nagu ma nüüd ei lähe ütlema videotes, et nüüd see ja nii on, vaata. Pigem minu nagu, ma ei tea, mis ma näen, et aga point on see, et inimene läheb sinna, ta on selle otsuse vastu, ta läheb sinna, sest esiteks ta peab sellega valmis olema ja kui siis seal midagi tegi, siis see on, mina ei käinud seal saates, mina lihtsalt
jällegi mentaliteet algusest peale, mina kommenteerin seda, mida ma näen. Ma ei ole kordagi seal öelnud, et keegi on, ma ei tea, suurem või rõvedam või välimust kommenteerinud selles mõttes, et ma ei tea, nina on veider ja kõrvad on suured. No, et justkui, et see pool, et mida inimene omas muuta ei saa, see on minu jaoks nagu off limits. Et pigem see ongi, et kui mingi vend kuradi tegi mingi täistabiilse asja seal oma, kus iganes ta oli, siis nii on, et ma lihtsalt lisan oma mingit touchi juurde sellele. Ja tegelikult just oli praegu hea see näide selle kaunitare geeniusega, mis me vaatame, et siis see oli siuke 20 aastat tagasi tehti saade, ühesõnaga kaunitarid, nii-öelda siis ilusad tüdrukud versus targad mehed, kes on just küll nagu sa kujutad ette siuke see võib-olla nörd, vaata, et see sama outfitiga 2006 on, ehk siis siuke Eesti peak aeg realiteete jaoks, ja seal oli see, et tegelikult jumala viisakas saade selles mõttes, et nagu seal ei ole mingid selliseid nagu rõvedusi, keegi ei joo seal, et suht ikkagi nagu viisakas, aga üli nagu tore saade, ja seda me oleme öelnud ka, ja lõpuks on see, et mulle kirjutasid need inimesed, kes siis seal saates olid, tollel ajal nad olid 18, 19, ja nüüd 20 aastat hiljem kirjutasid, et kuule, väga, esiteks oli muidugi see, et kurat, oli vaja seda siis üles leida, aga nagu nii-öelda viisakalt, naljaga, ja siis ütleb, et kuule, et see oli äge ja see tuli veel, et issand, mis ajad, ja nüüd vaatan oma 10-aastase pojaga, nii, aga ta teab, et ta käis siukses saates, mida ta saab 10-aastase pojaga vaadata, Kas Rannamaja Victoria vaatab 10 aasta pärast oma pojaga Rannamaja rajureedet või Rannamaja? No ma ei tea, kas sa viitsiksid lapsele seda näidata, vaata, Nii on. Ehk siis nagu ongi see, et sa nagu esiteks kind of pead valima, kus sa lähed, mida sa teed seal saates, tegelikult sa võid saates ikkagi, isegi kui sa oled, sa võid fakeida seal, sa võid olla, sa võid, mis iganes, sa võid nagu kuidagi, see on tema enda otsustada, milline ta seal saates on ka mingil määral, Ei, muidugi. Samamoodi selles suunamudijate tuleb. Ja suunamudijate asjas, Samamoodi seal, ta ise otsustab, mis enda saatuse mingil määral. Ehk siis ongi see vahe, et kui sa ikkagi lähed ja sa tead, et see on normaalne asi, sul ei ole piinlik, sa võidki seda pärast 10-20 aasta pärast lapsega vaadata, aga ma ei tea, kas kui sa Rannamajas ja mingid täiesti ja ei ole, teed mingi igast asju, siis ongi piinlik, vaata. Võib-olla see hetk on nagu äge, et selles mõttes see ongi ka kõik, kes lähevad kuskile saadetesse, esiteks nagu väga tasub mõelda, ja teiseks ongi see, et nagu, et lihtsalt mõtle nagu natuke ette ka. See on väga hea, ma arvan, võrdlus, et küsimus, kui sa lähed kuskile saatesse, see on see küsimus, et kas ma vaataks oma lapsega seda? Et tahes-tahtmata laps ikka näeb või leiab või lapsed või sõbrad omale ütleb, kuule, sul mamps oli seal või paps oli seal, et see on paratamatus, ja eriti tänapäeval, kus on kõiki nagu nii palju kätte saanud. Need asjad, mis me vaatame, see on lihtsalt on läbi arhiveerimise kuidagi nagu saadud, aga praegu on vapsee lihtne, kõik asju näha, uuesti vaadata, et ühesõnaga põhiküsimus on see, kui sa kuskile saatesse lähed, kas sa 10 aasta pärast viitsid oma lapsega seda vaadata, See on ma arvan hea siuke võrdlusmoment. Ja. Kuule, aga praegu te tegelikult ju ka, ma nägin seda äädi, meil kontoris läks ka kohe kuumaks, et kohe kõik valalised kandideeriga, Ka nüüd ju uut siis suhtesaadet tegemas, mis see formaat või kontseptsioon seal on? Või? No ma liiga palju rääkida ei saa selles mõttes, et praegu kõik veel alles selles ehitusfaasis, aga jah, see tavapärane kontseptsioon, et otsime vallalisi ja neile püüame siis kedagi leida, et siis kui sama, mis te olete ka teinud ju, vaata. Ja, kas meil on teema, ja, et selle me tahaks tagasi tuua ka millalgi kindlasti, suve lõpu poolegi. Siuksed asjad nagu pullid, vaata, ja üldse tuleb nagu igast, olgu see mingi dating asi, olgu see mingisugune lihtsalt game show, mingi asi, et nagu, et ja eriti nagu just, mitte just ainult telesse, vaid ongi nagu YouTube, teie tegite, meie tegime, et siuksed asjad tuleb teha, vaid inimestele meeldib, sa saad kohe nagu instant feedbacki ka, et see on nagu jumala äge, neid asju tulebki teha, tuleb teha palju, aga lihtsalt pardakk on see jälle, raha pole, raha ei ole, jah.
ja ega neid ei ole odav tööta ka, sa tead sama hästi nagu meie, jah. See ei ole odav lõbu, et selles mõttes ma arvan, sa säästad väga palju oma kulusid selle pealt, et sa oskad seda teha, toda teha, kolmandat asja teha. Sul on mingil määral mingi tiim tekkinud, teed nendega ära, meil sama, aga meil on ka kulud juba, võtad ühe asja teise juba mitu tonni läinud, et see on ikkagi... No ma saan aru, et miks ei tehta, aga vähemalt, ma ei tea, tuleb proovida lihtsalt, vahet ei ole, kuidas. Lõpuks on ju proovid, siis saadki enda lubada mingeid suuremaid asju. Ühe asja peale ma olen küll nagu kade, kurat, et neid Reacti videoid, neid on nagu nii võrdlemisi lihtne nagu toota, vaata, sest sul ongi see, et sul on see, mingi sisu ongi juba ette tehtud, eks ole, millele sa siis nagu reactid, see ongi kaamera käima, tavai istume maha ja vaatad selle ära ja... Toota on muidugi easy, et selles mõttes see on nagu hea lihtne, aga lihtsalt nagu teisipidi on seal nii palju muid faktoreid, et sihukest asja teha kind of rahvas peab nagu kaasa tulema, sest nagu ilma, ma ei tea, vaatajateta või rahvata, nagu ma ei tea, ma ei istuks siin, ei teeks neid asju, mis ma teen, et jumal tänatud kuidagi mingi asjaga nagu sai pihta, inimesed jäid vaatavad siiamaani, mis on väga tore, et seal on ka see, et okei, sa paned selle kaamera käima, aga see 1,5 tundi, mis selle kaamera ees oled või reactid midagi, see on nagu just kõige kriitilisem ja kõige tähtsam osa sellest, et kui relatable sa oled, mis jutus räägid, mis naljad on, võib-olla, ma ei tea, kas on mingid tõsisemad asjad, et see nagu kõik peab olema, et ta on justkui lihtne, aga igaüks seda ei saaks sellega hakkama. Sa pead ikkagi mingit väärtustu sinna sisse juurde lisama, et muidu ei vaata. Aga nende saadetega, sa vaatad ju ülipalju nagu päris saateid ka, selles mõttes, mis ongi nagu mingid telesaated. Et kuidas see protsess üldse käib? Kas sul on, sa pead ju saama need nagu õigused, et neid vaadata? See sõltub ju, kas sa ostad midagi sisse või teed ise, et meie... Räägigi võib-olla, kuidas see protsess nagu toimib teil? Me nagu oleme püüdnud rohkem enam ise välja mõelda või siis vaatad, mida on tehtud ja kuidagi võtad selle nagu nii-öelda mingisuguseks basics ja siis hakkad nii-öelda omapärasemaks seda tegema nagu enda moodi. Et Villa oli samamoodi, et tegime mingisugust, ma ei tea, vaatasime, seal tehakse seda, okei, mis meile meeldib, mis meile ei meeldi, ja kind of nagu viid kokku mingit asja, ja ma ei tea, YouTube'is need eelmine aasta, mis projektid tegime samamoodi, aga need on ka YouTube'is tehtud, aga lihtsalt midagi nagu vaikselt ikka lisad nagu natukene midagi püüad vähemalt enda asja juurde lisada. Aga reactid, kui sa neid võtadki nagu mingi ala Go3 saate, et ma eeldan, et sa ei saa, nagu kas või suunamudjate tuleproov pidid ikkagi... ongi vaata, et see on see teine pool, et näiteks Ruut, mis Kaupo Karelsen, nemad ostavad sisse, või põhimõtteliselt, et ma ei tea, kanal siis ütleb, et siis nemad just kanal ostab sisse, Kaupo toodab, et seal on nagu see, et sa põhimõtteliselt maksad selle juba olemasoleva mingisuguse litsentsi eest, mida sa siis lihtsalt teed siin nagu eesti keeles, et see on terviseks. Et seal on nagu see vahe, aga reactidega, ma ei tea, mul alguses kuidagi, ma tegin ühe ära, ma mäletan Rannamaja, ja siis mulle juba kirjutati, et kuuled, et nagu, tegelikult ei, tegelikult nagu meile ei meeldinud, et sa tegid nagu niisama, vaata, aga nüüd on justkui ametlikult, et tee veel, et eks ühesõnaga nad siis hakkasid mulle saatma nagu neid asju, et Aga oled maksnud ka kellelegi midagi selle eest, et vaatad nende contenti? Ei ole vist. Aga keegi niimoodi on öelnud, et sa teed nende saatest reacti ja siis ütlevad, et joo, võta maha või? Jaa. Nii, mis case oli siis? Ei no, üldiselt on jälle see case, et jälle need inimesed, kes käisid kuskil ära, jäid väga halba positsiooni, kus nad ei olnud võib-olla saates kõige mõistlikumad, mida me ka muidugi otse loomulikult välja tõime, ja siis inimesed saavad pahaseks, et tuli nii ammu, võtta maha, ja siis on saadetud ka igasti, ma ei tea, seal nõudekirju ähvardatud kohuga, et kohtuga, et selles mõttes ikka mõnda on ikka ette on tulnud, aga videot maha ei ole võtnud? Lõpuks on see, et ma ei tea, nõudekirjaga on lõpuks see, et ei aitäh ja kui tahad päriselt, siis on ju... Aga kas mõne sellise case'iga ei ole sul endal olnud siukest tunnet, et võib-olla tõesti tegid liiga?
et võib-olla, et ala kas siis montaažis pärast kusagi on mingi osa välja jäänud, et oled nagu enda videoga seda narratiivi muutnud, mis võib-olla saates oli teistsugune. Me oleme kindlasti välja kattinud mingisuguseid asju, aga samas ma ütleks, meil on suht hea nagu selline piiritunnetus on ju, et kui ikkagi nagu sa tead isegi, et mitte öelda seda või et mingis antud kontekstis on ju, et see on okei, davai, et see on too much on ju, see on see, vahet ole isegi näiteks mõtled sellest. Ja see on piiritunnetus on nagu hea, et pigem siukseid probleeme olen vältinud, aga kattinud välja oleme küll. Ja kas ma ise olen tundnud, et kas ma midagi, mis on välja läinud ja see pigem mitte. Kas sa vaatad iga video üle ka enne, kui see üles läheb? Üldiselt küll jah, et selles mõttes, kui sa tead, et seal võib mingi asi olla, mis enda jaoks jäi nagu imelikult kõlama või on igav näiteks või et see koht, igaks üks vaatad ikkagi üle, et kõik oleks nagu paigas. Ja puht vaatad lihtsalt nagu mondi mõttes ka, et selles mõttes, et üks asi on see, sa reactid toorelt on ja juba kui sa reactid midagi, siis me vahepeal ütleme kaamerasse ka, kuule, et siin on see, pane see. Kohe idee. Ja pärast, kui mondis on ka, kui sa full asja näed, sa on mingi, kuule, tegelikult siit võiks veel seda panna ja see effects ja see asi ja see meem ja mis iganes, et see lisad juurde. Et ühesõnaga, seda ma ikkagi teen. Villa teine siis hooaeg tuleb ka. See sai ju välja lubatud päris kindlalt. Kas tuleb siis või? Millal tuleb? Oli või? Mina mäletan ka sihukest asja küll, jah. Aitäh, et olite meiega selle episoodi. Nagu näha, siis Sevakinil jutt jookseb. Ja jookseb nii korralikult, et järgmine nädal dropib part 2 samast episoodist. Mega suur thanks Foorusele, et söödütlesid meie saatesse nii Banger 3. co-hosti ja ka Sevakini. Ja selleks, et meil ikka juttu jätkuks ja et me üldse jaksaksin jäpata, peab keegi meie energiataset ka üleval hoidma, nii et aitäh Believe, et meid jootsid ja meie energiat kõrgel hoidsid. Oh yeah! Aitäh meie pikaaegsele teemakanali sponsorile Coolbetile. Kindlasti minge pange oma betid siis Teema TV koodiga Coolbeti siis saidil. Ja Fotopoint Rent, aitäh nende tutskete kaamerate eest, et me saame oma saadet nii kvaliteetselt filmida. Ja 2 osa lausa, no poleks nii palju uhkeid kaameraid, ei tuleks mitut osa. Nii on, aga ma arvan, et sellega tõmbame otsad kokku. Ja näeme nädala pärast part 2. Tšau! Villad hooaeg. 800 000 budget või? Midagi sellist. Pay-per-view'ga 500 000. Koos täitsite üksteise unistuse. Mul on see igast asju pakutud, mingi fighti sellega ja tee tollega mingit asja. Raha või feimi või... Raha ei saa pakkuda, see on ju mingisugune äraostmine. See full on äraostmine. Aga selles mõttes, eks nad ikka pakuvad, tule meile, teeme seda ja saad Riigikokku ja bla.